Kui sa viimati teatripiletit ostsid, mõnda raamatut tellisid, uut aiamööblit soetasid või mõnele veebikoolitusele registreerusid, siis sa tegid seda tõenäoliselt veebis. No e-kaubandus on saanud meie igapäevase elu loomulikuks osaks. Me tegelikult ei mõtle sellele enam kui eraldi tegevusele. Me ostame ju asju nii kodus diivanil vedeledes, bussis sõites, ka emotsiooni ostuna keset mõnusat olengut koos sõpradega, kus kellelgi midagi ägedat on. Kui e-pood toimiv, on e-ostlemine ju mugav, kiire ja võimaldab meil kõigil iseseisvalt asju osta. Aga sageli juhtub, et veebipood ei ole ligipääsetav. Disain on kehva, tekstid ja nupud kaovad ära, kui lehte zoomida, kontrastsus on kehv, maksevorm ei tööta, kui üritad klaviatuuriga navigeerida ja nii edasi. Ja niimoodi juhtubki, et hea teenus saab järsku takistuseks. Just seda aitab vältida ligipääsetavuse seadus. Seadus aitab tagada, et kui inimene saab teenust või toodet soetada e-poest, peab ta saama seda teha sõltumata oma erivajadusest, näiteks vaegnägevusest või motoorikahäirest. E-kaubandus ei pruugi tähendada ainult suurt veebipoodi. Seaduse mõistes on see iga teenus, kus inimene saab midagi osta, tellida või broneerida. See võib olla näiteks teatri või kinopileti ostmine, muuseumi tuurile või koolitusele registreerimine ja selle eest siis tasumine, aga näiteks ka mõne digitaalse toote ostmine, näiteks e-raamat või e-kursus. Rääkimata siis loomulikult füüsiliste asjade ostmisest, eks ole. Kõik need kuuluvad ligipääsetavuse seaduse alla, kõik need teenused on siis e-kaubanduse teenused. See puudutab siis järelikult ettevõtteid, kes loovad või haldavad e-poode, kui ka neid, kes müüvad pileteid või pakuvad tasulisi broneeringuid näiteks oma veebileheküljel. Olgu siin igaks juhuks mainitud, et see seadus ei kehti mikroettevõtjale. Ehk siis kui sul on alla 10 töötaja ja sinu aastane käive või bilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot, siis ei kehti see seadus sinule. Aga kuule ikkagi edasi, sest et sa ju tõenäoliselt tahad kasvada, nagu iga äriettevõte peaks tahtma kasvada. Ja siis on sul tegelikult ikkagi põhjust praegu ligipääsetavusesse juba panustada, sellepärast et ühel päeval on sul rohkem kui 10 töötajat või käive kasvab üle 2 miljoni ja siis pead sa ligipääsetavusega tegelema. Aga selleks hetkeks võib juhtuda, et konkurendid on juba natuke ette jõudnud. E-kaubanduse teenused peavad olema kasutatavad kõigi jaoks, olenemata siis inimese nägemisest, kuulmisest või näiteks motoorikast. No see tähendab näiteks, et kogu ostu ja tellimise protsess peab olema navigeeritav klaviatuuriga või kasutatav ekraanilugejaga ja ka siis, kui sa ekraani suurendad. Ekraanilugeja peab suutma lugeda toote informatsiooni ja kirjeldama ka näiteks pilte, teatama korrektselt nuppudest ja valikutest. Veateated ja kinnitused peavad olema mõistetavad ja arusaadavad ka kuulmis- või nägemisraskustega kasutajatele, ehk siis ka näiteks ekraanilugejale. Ja visuaalne kujundus e-poes peab olema hästi nähtav ja kasutatav ka siis, kui sa sisse zoomid või sa oled vaegnägija. Lisaks peab ettevõte andma teavet oma poe ja toodete ligipääsetavuse kohta, selgitades lihtsasti, kuidas e-pood töötab, millised on selle ligipääsetavuse lahendused. Ja toote juures tuleb samuti kirjeldada selle toote ligipääsetavuse funktsioone, kui nüüd tootja on selle siis kättesaadavaks teinud sulle kui müüjale. No vaatame meie sõpru. Peeter on Tartu Ülikooli psühholoogia tudeng. Tema on vaegnägija ja kasutab oma arvutis ekraani lugejat. Selleks ta loeb sealt tavaliselt siis artikleid ja õppematerjale. Nüüd otsustab ta ühel õhtul, et ta tellib endale e-poest uue pusa. Leht tundub nii lihtne, toodete nimekiri on enam-vähem täitsa navigeeritav, saab asjad korvi lisada, jõuab kassasse ja ekraanilugeja loeb ette imelikke asju. Button, edit field, radio button, not checked. Peeter ei tea, kuhu vajutada, sest et ekraanilugeja ei anna talle korrektset informatsiooni. Kassas pole mitte ühtegi ligipääsetavat välja, kust ta saaks valida näiteks, et millist maksemeetodit ta kasutada soovib, rääkimata sellest, et ta saaks sisestada oma näiteks aadressi. Ta proovib 5 korda, aga loobub ja otsustab, et praegune pusa on ka okei. Kui veebipood oleks ligipääsetav, siis oleks igal väljal olnud ligipääsetav nimi, e-posti aadress, makseviis, aadress ja nii edasi. Ekraanilugeja loeks informatsiooni kenasti ilusasti ette loogilises järjekorras. Peeter oleks saanud pusa osta iseseisvalt ja e-pood oleks saanud uue kliendi.
Markus on IT-projekti juht, kes on aastaid tagasi toimunud õnnetuse tagajärjel kasutamas ratastooli ja tema ei saa ka väga hästi kasutada oma käsi. Ta kasutab arvuti juhtimiseks klaviatuuri ja nüüd soovib ta tellida endale uue läpaka, sest sellel on kiirem protsessor ja rohkem RAM-i. Ta käib läbi mitu e-poodi, aga igal pool selgub, et klaviatuuriga ei saa ta avada läpaka mälu mahu valimiseks mõeldud rippmenüüd ning ostukorvi lisamise nuppu ei saa ta üldse klaviatuuriga fookustada ega vajutada. Siin näete te nüüd näidet ühest võlts e-poest, mille ligipääsetavus on päris kehva. Kui me siin aknas nüüd sisse zoomime, siis näeme, kuidas osad asjad lihtsalt ära kaovad. Neid ei ole võimalik enam üldse näha ega aru saada, kus nad siis paikneda võiksid. Sellist veebilehte ei võiks mitte kunagi kindlasti laivi lasta ega kliendile näidata. Ligipääsetav e-pood teenindab rohkemaid kliente iseseisvalt. 70% inimestest ütlevad, et nad kasutavad ligipääsetavamat veebilehte rohkem ja naasevad sinna hea meelega, kus neil on lihtne ja loogiline aru saada, mida teha. Muide, ettevõtted, mis ligipääsetavust parandavad, näevad 50% rohkem konversioone kui varem. 37% inimestest teevad ostud vaid selle järgi, kas e-pood on ligipääsetav. Lisaks vähendab ligipääsetavus ka kliendi toe koormust ning muide uuringute järgi katkestab umbes 71% klientidest ostu, kui leht on liiga keeruline või segane. Aga kas sa näiteks tead, miks inimesed sinu e-poes ostud katkestavad ja ostu lõpuni ei tee? Ligipääsetavus muide võib ostukorvi hülgamist vähendada väga palju. Kui sinu leht on ligipääsetav, siis avad sa ennast ülemaailmselt suurele turule, kellega sa tegelikult täna ei tegele. Hinnanguliselt on ülemaailmselt erivajadustega inimeste ostujõud 8 triljonit eurot aastas. Ja kui sinna juurde lisada nende perekond, siis 13 triljonit aastas. Sest et sageli ju e-ostlevad inimesed oma perele ka või inimesed, kellega koos elatakse, selle järgi valitakse sageli ka teenuseid. Erivajadusega inimesed e-ostlevad 2 korda rohkem kui inimesed, kes ei arva endal erivajadusi olevat. Ja kui sa nüüd ütled, et me elame ikkagi Eestis, et mis sa sellest välismaast jaurad, siis ma võin kas või isiklikust kogemusest kinnitada, et inimesed ostavad ligipääsetavast veebipoest kaupu hea meelega ka siis, kui see asub välismaal. Sest inimene saab osta iseseisvalt asju. Et kui see veebipood on ligipääsetav, siis inimesed ostavad. Kui panna näiteks kõrvuti madalate hindadega mitte ligipääsetav e-pood ja kõrgemate hindadega ligipääsetav e-pood, siis on suur osa, üle 80% inimestest valmis kauba eest rohkem maksma, kui see pood on ligipääsetav. Ja hinnanguliselt jätavad e-poed aastas lauale umbes 18 miljardit eurot, sest et nad ei ole ligipääsetavad. Seega ligipääsetavus teeb ostuteekonna ligipääsetavamaks, loogilisemaks ja toob sulle ka uusi kliente. Mida siis nüüd teha? Kaardista ära oma tänaste lehtede ligipääsetavus. Milline on tänase olukorra ligipääsetavuse seis? Siin tuleb taas appi meie sõbrad tajutavus, kasutatavus, mõistetavus ja töökindlus ning Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standard EN 301-549. Tutvu ka, kas sinu teenusepakkujatel on ligipääsetavus tagatud. Näiteks, kui sa kasutad Shopify'd, siis Shopify'l on mitmeid ligipääsetavaid teemasid, kus sa ise ei peagi väga palju koode kirjutama, ehitad oma poe valmis, aga see on juba ligipääsetav, sest Shopify on selle sinna sisse loonud. Ning küsi ka oma koostööpartneritelt, näiteks pankadelt ja makselahenduste või transpordilahenduste pakkujatelt, kelle jupid sinu lehel on, et kuidas neil ligipääsetavusega loodud on. Et sa teaksid, et isegi need asjad, mis sinust ei sõltu, on ligipääsetavad.